No tere. Helista ei tahtnud mulle. Tüüpiline Moiro asja tajamine. Kunagi ma ütlesin talle, miks ta helistanud? Jaa, mingi 5 minti vähemalt. Ma ütlesin Moirole, kirjutasid Elvisele. Miks? Ta pidi 45 välja tulema. Ma mõtlesin 45 minti selge, et ma ootan kõne ikka. Ma mõtlesin sama. Loogiline. No, siis teed hiljaks võtta. Täpselt. Jaa, täpselt nii, aitäh sulle. Teeme. Me läheme praegu kaalumisele. Kell 12 on kaalumine Kevin Renno võistlusspordi akadeemias uus saal, mis nad avasid, seal on kaalumine. Ja siis õhtul kell 4 on Oliiris Betsafe seal pubis on nagu ametlik pressikonverents ja ma ei tea, me seal peame uuesti kaaluma, aga igatahes praegu kaalume ära, siis saab süüa, taastuda ja siis õhtul lähme teeme ametliku osa. Arvad, et kaaluga on timmis või? No, peab olema timmis. Ei, kindlasti on. Väike vats on ees või? Palju sa hommikul kaalusid? Hommikul olin 77,8. See on lebo. Ja nüüd... Mingi 10 kilo kergem kui vend. Arvan küll. Ja siia pane mustaga. Päris äge. Andrus, sul on uks lahti või? No põhimõtteliselt on niimoodi, et tuled siia, siis nagu see on ainult mingi sellistel eventidel, tavaliselt mis on mingi väiksemad, seal ei pea midagi tegema, aga siin on nad mingid autogrammid ongi, mille alati võtad kinnastele, et see ma ei tea, kuhu need lähevad, mingi heategevuseks, kui lähevad. Annad autogrammid ja siis tehakse medical, see on hästi mingi basic, no. Ega kui midagi väga viga on. Pulss ja vererõhk. Ja tšukkel lambi asjad võtta, aga noh, kui reaalselt meil viga on, ega siin selle välja tule ja veits hilja juurde ei tuleks välja. Siin sa näed esimest korda vastaseid ka või? Jaa, siin ei esimest korda, jah. Päris äge. Hiillased olid kõik ühe näoga. Ei teagi, milline sinu on. Ma ei tundnud äragi. Nüüd ma tahaks sööma minna, üks hea pasta sisse tõmmata ja siis uuesti süüa ja siis veel süüa ja siis paar korda veel süüa, siis on õhtu käes. Lihtsalt kell 4 oli veel mingi üritus või? Ja kell 4 lähme Oliirisesse, seal on pressikas ametlik värk, et seal on nagu meediateema. See oli ainult siuke, no tegelikult suht tavaline kaalumine ja õhtul on nagu alles ametlik teema, aga kuna nad saavad aru, et fighterid langetavad kaalu, siis nad teevad nagu veits lebomaks selle, et me nagu saame varakult ära kaaluda, siis õhtul läheme uuesti ja siis on ainult nagu põhimõtteliselt nagu pildi tegemine. Okay. Et siis nagu palju, nagu fighteritele palju parem nagu. Ja, no aru saada. Davai, palju me sööme? Lähme sööme. Kindlasti, ma juba nagu kujutasin ette seda, kuidas varsti tuleb minust täpselt samasugune film ja ma tulen selle, kui Ott Tänak tuli oma WRC autoga, siis ma tahaks oma mingit omasugust show'd, kuidas ma tulen nagu sinna ette vaata, aga ma pole seda läbi mõelnud, kuidas see toimub veel, aga film kindlasti tuleb. Okei, nüüd on su favorite place või? Jaa, see on mu põhipauk, ma käin alati söömas. Küll. Sealt tuleb kohvi vaata. Libistasid ei toore, sa mõtlesid nii hommikust vaatama, ma Vaare ju paksa tühjaks mõtlesin, kuradi okei, ta võinud enne Triigersid ka, et ma lahkun kohe teevad. Triigersid on tühjaks, kell on mingi pooleks teist öös, mõtlesin kõik nüüd on aeg magama minna. Mõtlesin, et tere. Kus pasta on? Kangel on? Super hea. Mis su valik on täna meil siis? Valik on alati... Arrabbiata? Ei, klassikaline crema di pollo, kõige klassikaline pasta alati. Kanafülee pluss mingi kaste ja siis see ongi soosiga basic. Peale kaalumist sa võid põhimõtteliselt juurde võtta siis on ju? Eks homme on su savi, mis su kaal on, sa võid olla rahulikult mingi isegi 2 kilo üle tegelikult homme või? Uuesti enam ei kaaluta või? Ei, ma arvatavasti olengi mingi
2 kilo üle, ma arvan, juba homme. Aga jah, põhimõtteliselt võid olla ükskõik kui palju, aga tavaliselt me ei saa väga täis ka süüa, kuna nagu kui liiga täis, et see veits uimane kavada, ma tahaks pigem nagu olla selline terav ikka ja enne fighti söödki valdavalt nagu siis pastat ja ikka carb load selles mõttes. Ja mingid riiskanaga, no mingi süsterid ja kuivliha ja süskarid, jah? Jaa, põhimõtteliselt jah, olla võimalikult täis ikkagi nagu. Okay. Sest see kaalu võtab ikka veits tühjaks, vaata nagu. Lihased glükogeeni täis, et homme paugutada saaks. Jaa, täpselt. Hull promo käib sotsiaalmeedias igal pool. See on üleskutse inimestele, et oske rohkem piletit meil. Aga tegelikult nagu... Ja mees näeb vaeva, sõidan praegu Viimsisse, et inimestele kõik toimetatakse kätte ja värgid, särgid, et tegelikult on see, et me saame WC-n all. Me saame alati mingi hulk piletit, et müüa inimestele nagu soodushinnaga, kuna koha peal on 32 euri piletit sellel üritusel. Ja me müüme 20 euriga piletit, et noh, me saame lihtsalt nagu müüa soodushinnaga ja siis vahepeal oleneb muidugi, mis noh diil on, vahepeal saame mingi protsendi ise nagu piletitest endale. Et sellepärast me promome neid pilet, et nagu oma sõbrad, tuttavad, toetavad, fännid tuleks kaasa elama ja ei pääst maksma täishinda, sest täishind on ikka vähe toores. No. Et sellepärast me promome. Aga no inimesed ei viitsi väga kinni võtta sellest asjast. Kus pasta oli? Päris hea oli tegelikult. Kõht on nii täis juba. Aga koha peal oli tegelikult mingi paar senti lühem ainult. Tegelt, jaa. Aga ta oli nagu, ta oli ka suht kokku tõmmunud ikka, vaatasin sealt, et tundus ikka, ta oli päris palju võtnud kaalu alla. Aha, okei. Jääb, ja nüüd sõidame ring, käisime Vapianos, istusime mingi tund aega sõime. Ja siis nüüd lähme korra Viimsis. Võtame siin Moonegas piletid ära veel ja siis lähme, kell 4 on see ametlik pressikas ja kaalumine, seal on ainult pildi tegemine nagu. Olid jõudsid, said ilusti kaalu ja? Ja ei olnud väga probleemi. Väga hea. Hommikul veits olin või? Hakkame grillima täna õhtul, et kas sa sööd ka meiega? Pigem ma tegelen ise endaga. Ma ei usu. Nii on lihtsam. Ma arvan ka. Okei. Davai. No aga pildid selged. Tšauki. Jah, tšau. Tšauki, pojakene. Kurat, mul ei olnud keegi tere, noh. Sul ei helista ka keegi. Keegi küsib, kuidas sa oled praak. Sellest ei saanud asja. Ja ema midagi vaikselt, aga Maikini pole. Maikini edu läheb nii hästi. Ma elan kodus ka selle pärast. See on karamell. Need on banaanad. Banaani polegi või üldse või? Mis ma võtsin eelmine kord? Võtsin banaan ja... banaan on. Võtan ise endale ka nagu. Elvist tahab ka batooni või? Pane viis tarve! Ta on avata tarve. Nüüd tuleb homme. Mis asja? Mis batoonid? Ma saan aru, et Maikelil on vaja, sa lihtsalt kosud ju. Ma tahan sportlase moodi välja näha, et ma võtan ka tähtsad asja. 1.84. Ees ja õhker. Joones. Okei. Kui ta on? Sul on väga hea kõik. Kurat, mis saab. Siuke... Alhamdulillah. Avastasin seda. Kas see on nagu see värk, kus sa teed seda face-offi ka uuesti või? Velega, saad vähe vihasamat nägu teha või? See on teema, face-off. Ennem seal oli jube viisakas see asi, ma vaatasin seal teises džimmis. Nüüd saab vähe vihasast äkki enne. Okei, vihane värk.
sellega on tänane ametlik osa lõppenud, ootame teid kõiki. oleme kõvapendi nagu alla saamises vaata, ehk siis nagu ongi vennal ja auto seisma, konkreetselt ongi pill lahti vaata. Jaa, täpselt. Keeramised vaata, et sa pead olema võimeline. Sa pead olema võimeline. Davai, Maicel. Davai, tšauki. Homseni siis. Näeme homme. Aine. Anna siis poisile mingit pastat veel veits. Pizzat. Davai, näeme homme. Davai, tšauki. Miks ta peab minu ritta tulema? tervenist oli ka neelata lihtsam kui nagu neid pooleks teha. Jaa. Aga noh, eks paistab. Ma võtan 2 korraga ära need umbes. Mõõtid ära 3 korra, see lõpuks oli kurgust kinni liirõvel. Ja kohe võtad rohkem läheb kõht täis veest, vaata. Liirõve, jaa. Peale söömist ka mul kõht niigi täis peale söömist. Mul ei olnud nii hästi oli minu jaam. See on hea, hei. Ma võin alguses mingi sooja Kuhu tulen sisse, vaata. Ma olen tantsutüdrukuna ja näitan kindaga teie selle sektori poole. Sa pead karjuma täiesti jõust. Kõik nagu nii lõugavad seal. Ekstab on ju, siis. Ära seda küll. Räägi. Ja siis...